siis meie observatooriumis kõige suurem teleskoop ja sama Eestimaa suurim ja ka usustada veel Põhjamaade suurim teleskoop. Toru enda läbimõõt on suhteliselt rohkem, 13-meetrine peapeegel, see toru siis ilusti ära mahuks. Nii et see peapeegel on jah suhteliselt siin olulises osas. Aga siin all näete on kaks niisugust väiksemat teleskoobikest. Need on sellised abiteleskoobid, kus on võimalik siis palja silmaga vaadata. Ja samasugused abiteleskoobid ka üleval veel dubleerib. Nii et võib ka öelda, et kokku on nagu 5 teleskoopi. Praegu ka üpris jahe, eks ole. Aga päris nii külm ei ole, kui on praegu tuul, eks ole. Aga õnneks siin praegu tuult ei ole, kuna ümber oleme siin kupli all. Aga ega vaatusaeg läbi kupli seina ka valgus ei tule kusagil. Ja tervet seda kuplit pealt ära ei võeta, vaid kuplil need valged luubid, mis on näha. Siis sinna üles natuke rohkem kui tsentrist üle. Et need luubid käivad kahele poole lahti, aga 28. jaanuar kell 14.55 ja asukoht on Tartu, Eesti, Estonia ja see S tähendab, et me vaatame täpselt lõuna suunda. Kui praegu oleks päevas selge, siis siin ka juba küllaltki madalal, aga ega ta ka keskpäeval väga kõrgele ei tõusegi praegu. Nii, siin näete ka veel üks punktikene. Nii kui selle käpakesega juurde lähme, siis loete välja, mis seal on. Jupiter, jah, nii et planeet Jupiter ja siin Veenus veel, jah. Tegelikult Veenust me ikkagi praegu kuidagi ei näe, sest ta on päikesele paistab nii lähedal, nii et kui päike ka looja läheb, siis läheb Veenus ka peaaegu samal ajal looja. Nii, aga need tähtkujude kontuurid on praegu ka kujutatud, aga tähti siin kusagil ei ole. Aga ega me vist ei hakka siin ootama nüüd, kuni pimedaks läheb. Kui päike looja läheb, et tähed välja tulevad, et siin sekundid ja minutid lähevad. Aga programmiga on väga lihtne võimalik nii, annata. Sedapidi on see ulatus küll ja küll, aga sedapidi paksus on küllaltki väike. Keskel siin on jah, niisugune paksem, arvatakse, et galaktika tsentrites, et seal on väga massiivsed mustad augud ka meie linnude ees. Kui läheme natuke edasi, siis vaatame nagu altpoolt. Tekib võib-olla mõned küsimused, kus me selle linnude pildisjuukse oleme saanud. Kes on nii kaugele on läinud ja pildistanud. Ega jah, päris meie linnude eest nüüd söökust otse pilti nagu teistes galaktikates, kas või siin selle pildi peal on Andromeda. Siin ongi meil terve see korrus on ekskursioonide jaoks siin sisustatud, kuigi originaalselt oli see, kui teleskoop valmis sai siin 74.–75. aastal, siis see korrus oli siin arvutiruum. Tollal olid arvutid nii suured, et võtsid terve korruse enda alla. Seal teisel pool seina ääres näete seal raamitud pildid, need on Marsi pinna väga detailsed fotod, mida siis praegu üks automaatjaam, mis ümber Marsi tiirutab ja väga suure lahutusega iga päev teeb sealt eri piirkondadest pilte. Nii et siin paar päeva tagasi või nädal tagasi oli just väga huvitav pilt. Siin on meil üks selline väike makett või mudel, kus siis saab näidata, kuidas siis aastaajad vahelduvad, kuidas öö ja päev vaheldub, kuidas kuu ja päikese varjutused toimuvad ja ka kuu faase vaadata, kuidas need muutuvad. See peaks olema siin päike, selle tunnete kõik ära, mis see on. Maakera, see valge kuulikene, mis ümber maa tiirutab, see on kuu ja siin on veel Veenus ka. Siin jälle nüüd ei ole need vahekaugused ja suurused ei ole õigetes proportsioonides. Nii et näete, maakera on siin päikesest ainult 2 korda võib-olla väiksem ja need vahekaugused ei ole ka õigetes proportsioonides, aga sõltumata sellest see makett näitab või see mudel näitab päris hästi neid asju, mida ma just nimetasin siin. Ja eks ole, nüüd kõik planeedid tiirutavad ümber päikese, meil päikesesüsteemis. Meie maakera teeb nüüd ümber päikese ühe tiiru, mis ajavahemik see on? On 1 aasta, jah. Ja samas maakera pöörleb ümber oma telje, kui ta teeb ümber oma telje ühe täispöörde, siis see on, mis ajavahemik? Ööpäev. Ja see maakera külg, see on päikese poole, mis siin on? Päev, siin on valge, eks ole, teisel pool on öö ehk pime. Nii, ja kes nüüd kiire lugeja on, siis kui ma teen
maakeraga ühe tiiru ümber päikese, mitu pööret ta tegi? Järelikult, kui maakera teeb ühe tiiru ümber päikese, siis teeb ta mitu pööret ümber oma telje? 365, jah. Aga kui te kalendrit nüüd meenutate ja vaatate, siis mõni aasta on kui palju päevi? 366. Järelikult mõni aasta on maakera käbedam, teeb ühe pöörde rohkem või? Nii, võt asi on tegelikult selles jah, et kui maakera teeb ühe täis tiiru ümber päikese, siis ei tee ta mitte täpselt 365 pööret, vaid 365 ja 25 või 365 täispööret ja üks neljandik veel, veerandpööret. Ja võt selle, et see neljandik veel on või veerandpööret, siis selle nii-öelda kompenseerimiseks ongi iga 4 aasta tagant pannakse niimoodi kunstlikult